Mina olen siis Viljar Avastu ettevõttes GoSwift ja me pakume transpordikorralduse lahendusi tootmiskompleksidele, logistikakeskustele. Me peame silmas siis eelkõige terminale, kes võtavad vastu palju rekkade liiklust. Ja peamised probleemid, mida me lahendame, on see, et rekkad tulevad tootmiskeskustesse, logistikakompleksidesse ilma ette teatamata, ehk siis on võimatu planeerida sellel terminalil enda töötajate aega, on võimatu autojuhtidega suhelda eelnevalt või ka siis, kui nad on juba territooriumile jõudnud, siis kuidas lahendada seda, et kui auto tuleb, et tal avatakse värav või tõkkepuu õigel ajal, kuidas autojuhte juhendatakse territooriumil liikumiseks ja loomulikult ka saatelehtede küsimus, et täna kõik saatelehed liiguvad paberil ja see on nüüd see ECMR-i EFTi küsimus, et me enda platvormiga integreerime, oleme juba testinud selle integratsiooni ja hakkame enda klientidele ka siis koos kogu muu ülejäänud lahendusega seda teenust pakkuma. Nagu ma ütlesin, QMS on meie mõiste siis sõidukite järjekorrahaldus ja sellega me siis lahendame kogu eelnevat probleemistikku ja sinna juurde siis integreerime kogu selle veose lehe loogika, et nii terminali vaates kui ka transpordiettevõtte vaates, vedaja vaates oleks kogu aeg meie platvormilt näha, jälgitav. See veose leht on võimalik läbi platvormi ka allkirjastada, kui vedu on lõpetatud ja autojuhile jääb samamoodi siis kogu ülevaade sellest veosest ja kõik toimingud, mis ta seal terminalis tegi, jääb platvormis või kas siis mobiiliäpis või siis läbi platvormi näha. Et meil on erinevad vaated meil platvormis. Üks on siis administraatori vaade, ehk siis me räägime terminalis, kes haldab enda ajagraafikuid. Tal on võimalik kõiki tema juurde tulnud tulevasi ja juba saabunud veokeid näha seal platvormis. Tal on võimalik nendega operatiivselt suhelda, mis tähendab ka tegelikult seda, et meil on võimalik, me lahendame mitte ainult selle veosega seotud küsimuse, vaid tegelikult me lahendame ka suhtlusküsimust. Et kui terminalil on mingi avarii olukord, siis on võimalik operatiivselt ka suhelda nende autojuhtidega ja muudatuste korral samamoodi saata siis infot neile, kui midagi muutunud. Siis laotöötaja vaade. Laotöötaja näeb kõiki enda laadimissildadele tulevaid sõidukeid. Ta näeb, millal sõidukid on saabumas, kui autojuhid kasutavad mobiiliäppi ja saab anda ka siis, esiteks sõidukeid laadimisel kutsuda ja saab anda ka digitaalse kinnitusi, siis, kui laadimine on lõpetatud. Ja nagu ma ütlesin, veokijuht näeb siis, kui see on telefoninumbriga seotud, ta näeb mobiiliäpist kõiki enda erinevatesse terminalisse tehtud broneeringud ja saab neid siis hallata ja saab ka alustada navigeerimisterminali. Järgmine samm on siis see, et kui ta on juba terminalis sees, siis saada juhised, kus asub täpselt tema laadimissild, kuhu ta peab minema. Ja esimesed testid ECMR-i ja EFTi vaates on meil tehtud, esimesed integratsioonid on tehtud. Me toome selle toote avalikuks koos selle ECMR-i liidesega 3. kvartalis see aasta. Minu poolt kõik, aitäh!